I'm a rebel and rogue and I'm always on the run. With a fire inside, I ain't ever gonna die. I'm a locked and loaded gun. When the match is striking the gasoline lights, it's only just begun. One thing I learned is you could watch it all burn, but the flame ain't ever done. Raise them up a little higher. Your lighters, outlaws and outsiders. Kõik matkad on nüüd tehtud ja ees ootab sõit Las Vegasesse. Enne teele asumist vaatame aga Grand Canyoni külas veel ringi nagu tavalised turistid. Teeme check-out'i praegu. Saime oma eilsest pikast matkast korralikult välja puhata. Yavapai Lodge, kus peatusime 2 ööd, sobis selleks ideaalselt. Külaliskeskusesse oleme vaatama, äkki saame mõned teesärgid ja vaatame, mis siin pakutakse. Täna on ilm peale matka veel sooja. Super ilm. Veel soojem ilm. Ja kõige palavamal ajal saame jahedas autos võtta. Ja, super. Astuge kindlasti läbi Grand Canyoni külastuskeskusest. Siit saab ülevaate pargi ajaloost ning praktilise info vaatekohtade, radade ja pargibusside marsruutide kohta. Eilset Grand Canyoni matka julgen soovitada igale matkahuvilisele. Rada oli tõesti äge ja pingutus seda väärt. Ütleme nii, et kui puhkaks nüüd paar päeva siin ja teeks uuesti, siis teeks tuli kiiremini. Ei teeks kiiremini. Ei teeks. See ei taastu nii kiiresti. No ma ütlen 5 päeva. Viimased vaated serva peal siis. Täna siis puhkame ja siit sõidame edasi. Kuidas on nüüd tunne siis? Vaata milline vaade tegelikult. Täna oleme turistid ja vaatame lihtsalt üle serva alla. Väga äge, ilusad vaated ikkagi on. Ikka meeldib veel. Sellised vaated siis. Canyoni matk tehtud. Ma ütleb, et ta näeb jõge. Näita, kui söögi on. Näita, pane käsi. Vaata, nii hoia kätt. Ruun. Nii. Kurat, minu vanad silmad ei seleta enam seda. Vägevam tunne on see, et me oleme ära teid seal. Mina ei kujuta ette, et me nii all käisime. Kui pikka matka teha ei soovi, saab jalutada mööda kanjoni serva kulgeval, asfalteeritud ja laugel rajal just nii palju kui soovid ja pargibuss toob mugavalt tagasi. Nüüd oleme turistid. Turist on ka päris hea olla. Mis see 5 kilti poleks siin jalutanud praegu? See pole mitte midagi. Ja bussid viivad ja toovad sind ja lähed bussi saadad külmetada veel isegi. Kõige populaarsem vaatekoht on kindlasti Mother Point. Siit on hea ilmaga näha nii Colorado jõge kui ka kanjoni põhjas asuvat majutuskohta Phantom Ranchi. Selleks peab aga väga hea nägemine olema. Grand Canyoni põhjakallas jääb siit umbes 16 kilomeetri kaugusele. Tee nii, et see punas mäge jääb rohkem mägi. Grand Canyon on koht, mida peab oma silmaga nägema. Ükski pilt ei suuda selle looduse ime võimsust edasi anda. Grand Canyoni küla on nagu väike linn keset parki. Siin elab umbes 1700 inimest, enamik pargitöötajad koos peredega. See on parim paik ööbimiseks. Siit leiab 6 majutuskohta, telkimisala ja RV pargi ning kogu vajalikuga pikemaks peatumiseks. Nii poed kui söögikohad on kõik olemas. Nüüd aga on aeg suund võtta Las Vegasesse. Sõit sinna kestab umbes 4,5 tundi. Teeme veel viimase peatuse Vallis omapärases suveniiripoes. Astu välja sellest uhkest masinast Palisade. See on nagu väike Road 66. Võid endale selle mootorratturi tagi osta, näed, vesti. Kui kellelgi jäid veel kauboisaapad või kaabu ostmata, siis siin on need täitsa olemas. 1, 2, 3. Didn't I swear you were dead to me? Didn't you scream that I had to leave? Didn't I slam your damn front door saying I ain't never gonna come back no more? Didn't you drag my name through town? Didn't we take all the pictures down? So why am I here with the lips on mine? I could've sworn I said this was over, didn't I? Good morning to me, those are my jeans. On the floor I know so well. To know what to think, what day of the week. All I know is what the hell. We're backsliders, bad liars. Waking up half drunk, still tired. Setting everything we said on fire.
ameeriklased üllatavad meid ikka ja jälle oma viisakusega. Aitäh, palun, kuidas läheb ja liftis hommikust, sellega oleme juba harjunud. Aga täna hommikul andis üks naine meile 2 hommikusöögi kupongi, mis tal kasutamata jäid, lihtsalt heast südamest. Everything we set on fire. And I swear you were dead to me. Didn't you scream that I had to leave? Didn't I slam your damn front door saying I ain't never gonna come back no more? Didn't you drag my name through town? Didn't we take all the pictures down? So why am I here with your lips on mine? I could've sworn I said this was over, didn't I? Temperatuur on 104 Fahrenheiti, mis teeb siis eesti keeles 40 kraadi. Ja praegu välja nagu küll minna ei taha. On ju, ei taha ju. Siukene kuumus on praegu. Et paneb kõhima, Karmo, on ju. Ei taha välja minna. Ei taha, autos konditsioneeriga väga mõnus. Me käisime korra väljas, aga kaua ei saanud olla, lihtsalt katus hakkas jooksma niimoodi, ei saanud olla, võimatu. Kui umbes 100 aastat tagasi elas siin mägede vahel asuvas Las Vegase orus vaid umbes 5000 inimest, siis nüüd on neid ligi 2,4 miljonit, umbes 70% kogu Nevada elanikkonnast. Tere tulemast Las Vegasesse, Mojave kõrbesse kerkinud meelelahutuse pealinna, tuntud ka patulinnana ja täiskasvanute Disneylandina. Siit algab Strip, ligi 7 kilomeetri pikkune Las Vegas Boulevardi lõik, kus iga hotell on ehitanud endale oma väikese maailma. Suurimad vaatamisväärsused ongi hotellid ise, megakuurortid, basseinide, kasiinode, restoranide ja etendustega. 90-ndatel algas võidujooks, kus iga uus hotell püüdis teisi uue teemaga üle trumbata. Kuldse fassaadiga Mandalay Bay on tuntud oma lainebasseini ja liivaranna poolest. Jah, päris liiv keset kõrbe. Siin on ka akvaarium veealuse tunneli ning haide ja raidega. Kuigi Mandalay Bay jääb Stripi keskmest eemale, viib tasuta tramm siit Excaliburi ja sealt on Stripi süda juba käeulatuses. Selle kõrval asuvas väiksemas tornis on aga kõik toad üle 70 ruudused sviidid. Egiptuse teemalises 30-korruselises püramiidhotellis Luxor on üks maailma suurimaid aatriume ja kaldliftid, mis liiguvad piki püramiidi külgi. Ajale veidi jalgu jäänud lossiteemaline Excalibur on peresõbralik hotell, kus tube saab tihti võileiva hinnaga. New York hotellis võite Manhattani tänavatel pizzat nautida või teha väikese tiiru Ameerika mägedel. Smaragdroheline MGM Grand, mida valvab kuldne lõvi, oli avamisel üle 5000 toaga maailma suurim hotell. Siin on ka üks Stripis suurimaid basseinialasid koos Lazy Riveriga. Just siit saab alguse Stripi kõige käidavam 3-kilomeetrine osa. Vasakule jäävate uuemate klaastornide hulgast leiame nii filmist Viimane Vegas tuntud aaria kui ka kööginurgaga sviitidega Vidara. Glamuurne Cosmopolitan on üks väheseid rõdudega hotelle Stripil. Itaalia Como järvest inspireeritud Stripi südames asuv elegantne Bellagio on tuntud tantsivate purskkaevude ja botaanikaaia poolest. 98. aastal valmides oli see umbes 1,6 miljardi dollariga tollal maailma kalleim hotelliprojekt. Pariisi hotelli Eiffeli torn on originaalist umbes poole madalam, kuid siin on olemas nii vaateplatvorm kui ka tornirestoran. Ekstravagantne Caesars Palace on tükike Roomat Las Vegases ja muidugi teame seda ka filmist Pohmakas. Flamingo on Stripi vanim, tänaseni tegutsev hotell aastast 1946, killuke vanast Vegasest keset Strippi. Veneetsia teemalised Venetian ja Palazzo moodustavad ühe kuurorti. Oma 7000 sviidiga on see suurim hotell Ameerikas ja minu meelest üks parima hinnakvaliteedi suhtega luksushotelle Stripil. Vin ja Encore kaksiktornid on Stripi melust veidi eemal ja pakuvad rahulikumat luksust neile, kellel rahaprobleeme ei ole. Sellega lõpebki Stripi süda. Edasi on hotelle veel, aga vahemaad on pikad ja palju aega kulub sõidule. Meie pöörame nüüd ümber ja suundume oma hotelli. Järgnevatel päevadel tutvume hotellidega lähemalt ja külastame ka Fremont Streeti. Aastas käib siin umbes 40 miljonit külastajat ja enamik jääbki esimesel korral just Stripile.
ja erinevalt teistest linnadest kutsuvad siin hotellid sind sisse. Kasiinod, promenaadid, poed ja show'd on avatud kõigile, mitte ainult neile, kes siin ööbivad. Vegas on koht, kus võib endale natuke liialdust lubada ja kui seda kõike saab korraks liiga palju, võid tempo lihtsalt maha võtta. Meie peatume Bellagio's, parim asukoht ja kord elus võib ju endale seda luksust lubada. Oleme jõudnud siis Las Vegasesse oma tagasihoidliku Bellagio hotelli. Kuna me reisime ju 2 inimesega, kellel oli rahast kahju. Ma pole kordagi veel Las Vegases ilma sviidita olnud ja nüüd peame võtma tava prosta toa. Jah, ja see on Kutsete ette. Lihtsalt tavaline tuba, mitte sviit. Pisike tuba. Ja see oli Indreku pärast, sest et tal ei olnud raha. Ja siis selline see hotell on siis. Suke tagasihoidlik vannituba, duširõrk, korralik valgus. Siin ikka ruumi on, jah, suke tagasihoidlik pesuruum, peeglid igas seinas. Ma võtan kohe jalast ära, ühtegi sammu ma ei tee ketsides. Nii, no see on siis tavaline tuba, väike suke, valgus muidugi on, telekas on ka. Ja selline uhke, minu jaoks uhke, aga Indreki jaoks tema pole alla sviidi veel olnud. Karmo avab siis kardinad. Tagumine läks enne. Nüüd on siis meie vaade. Kuidas tundub? Ja vaatal pole viga. Vaata purskkaevu. Eiffeli torn on siin lähedal ja... Praegu ongi see sama laul seal. Purskkaevu show käib. See ülekanne. Purskkaevu show käib, jah. Kuule, me näeme ju purskkaevu show'd. Meil on stripi vaade. No igavesti uhke. Kahju, et praegu alla ei ole. Meie tagasihoidlik hotell siis. Lähme siis. Abi on siis mis? Kasiino või? Jaa. Bellagio botaanikaaed on suur siseaed kohe foajee kõrval ja avatud kõigile tasuta. Teema vahetub 5 korda aastas ning ühe väljapaneku hind ulatub umbes $1 miljoni. Kõik taimed ja lilled on päris ning korraga on väljas 10 000 õisi. Õine aiandusmeeskond vahetab närtsinud õied uute vastu, et vaatepilt püsiks iga päev värske. Foajee lage katab Fiori di Como, tuhandete käsitsi puhutud klaaslillede meri. Ikka väga soe. Jaa, mõnusalt soe. Paradiis. Lähme siis purskkaevu show'd Siin on muusikat paremini kuulda. Kellegil on pulmad. Hakkame siis purskkaevu show'd vaatama. Oma hotellist põhimõtteliselt. Ja seda võiks vaatama jäädagi. Ja kui algus jäi nägemata või koht polnud parim, ei pea muretsema. Õhtuti tuleb järgmine etteaste uue muusikaga iga 15 minuti järel. Nüüd seame sammud apteeki ja võtame väikese tringi. Kuulsite õigesti. USA 2 suurimat apteegiketti CVS ja Walgreens müüvad lisaks ravimitele peaaegu kõike, kaasa arvatud alkoholi. Läheme siis selles rahvamassis poodi. Täiesti hullu maja. Suuka rahvamass, et õudne. Kui CVS loobus 2014. aastal sigarettide müügist, siis Walgreensis on need siiani olemas. Nii et kõik saab ühest kohast kätte. Kõigepealt veidi mürki ja siis juba rohtu. Läheb kokteiliks. Väike kokteil. Muidu ei saa. Tunne on siis hullumajas olla, hullumaja paabel. No Tegelikult hullumaja paabel. soe on siin. Ma vaatan, et siin pole Palju on siin 32 kraadi või 35? 30 on kindlasti. Täiskasvanud Disneyland, jah? Täiesti hullumaja. Siuke melu käib, et Hullumaja. vaata ühel poole, isegi Pariis on siin olemas. Eiffeli torn ka. Ei ole. Judging by the stone sober state I'm in, need to crack
like one, wide open. Somebody pour me a drink, somebody bum me a smoke. I'm about to get on a buzz, I'm about to get on a roll, yeah. keegi peab seda kangi tõmbama, siis see on Karmo. Jaa, Karmo tõmbab meil raha välja. niisama see reisile tulnud. Me oleme miinustes juba. Ja selles mõttes, et pärast, kui me ära läheme, siis tõmbame seda tühjaks. Meil ei ole kodusõidu raha, meil ei ole kodusõidu raha. Minul on. Mul ei ole. Meil ei ole raha. Aga anna teile ka. On, ma ei saa koju enam. Ma ei saa koju enam, no mis ma teen? Me ei leia kasiinost väljapääsu. Me ei leia väljapääsu. See on hullem kui matk. Indrek on käinud maja mängimas juba. Kilomeeter veel ja siis me olemegi väljas. Kuhu nüüd? Kuhu nüüd? Siin Tähendab, ei. Kuhu nüüd? Nad ei tea, kuhu minna. sellega, et otse, aga lähme sinna. Muidu on vaata WC kohta võtnud meestele, aga siin on gentleman. Jaa. Vaata, see on nagu ikkagi, Ikka. teine asi, vaata. Ja kas oli viisakas koht? Jaa. Tasus. See oli nagu jah, see ei olnud meestel. Et see marmor tasub ennast ära ikkagi. Jaa. Somebody pour me a drink, somebody pour me a smoke. I'm about to get on a buzz, I'm about to get on a roll. Yeah, I've been breaking my back, just keeping up with the Joneses. Y'all know what I mean, yeah, y'all know how it goes. When it's up on a Friday and I'm paid, slide one over my way. I can't even think when I can hear one calling my name. Hey, somebody pour me a drink, somebody pour me a drink. kui Caesars Palace avati 1966. aastal vaid 680 toaga, siis tänaseks on see kasvanud 6 torni ja 4000 toaga hiigelkuurortiks. Idee oli, et külaline tunneks end nagu Rooma impeeriumis. Valged sambad, kujud ja teadlikult teatraalne hiilgus, ülejäänud teeb fantaasia. Nii sündiski üks Vegase kõige tuntumaid kuurorte, üle pakutud täpselt selles mõnusas vegaselikus võtmes. Siin asuv Foorumi keskus on luksuslik Rooma teemaline ostupromenaad maalitud taeva all. Siin on mõnus jalutada, aga kui plaan on päriselt garderoobi täiendada, soovitan hoopis 140 poega Las Vegas Premium Outlet Southi, mis asub umbes 7 kilomeetri kaugusel stripist. Brändikaupa saab seal tihti hea hinnaga ja vahel odavamaltki kui järgi tehtud kraami Türgist. Väga ilus. Jälle fantastilised vaated. Las Vegas. Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Hotell on tuntud ka elava muusika poolest. 4000 kohalist Kolossiumi kontserdisaali peetakse üheks parima kõlaga saaliks stripil. Viru keskus oleks ka sellist eskalaatori. See ehitati omal ajal Celine Dioni jaoks ning siin on pikki residente teinud ka Elton John, Rod Stewart, Mariah Carey, Adele ja Shania Twain. Tulekul on aga Jennifer Lopezi, Def Leppardi ja Blake Sheltoni kontserdid. Stripi põhjaosta kerkinud pronksikarva kaksiktornid avasid ukse uuele vaoshoitud luksuse ajastule. Vinn tegi uksed lahti 2005. ja Encore liitus kõrvale 2008. aastal. Koos on tegu hiigelkuurortiga, kus on ligi 5000 tuba ja sviiti. Lähme siis Vinni sööma. Meeleolu on siin teadlikult rahulik ja peen, mitte lärmakalt efektne. Siin hoitakse tempot elegantselt, tipprestoranid, butiigid ja oma 18-rajaline golfiväljak otse stripil. Haruldus, mida mujal ei kohta. Lähme sööme siis Vinnis kõhud täis. Esimene buffet restoran meil siis. Ja ikkagi valime kõige uhkad. Kuigi tüü ei ole, söögiisudega, et väga ei ole. Me jõime kohvi hommikul. Täna on üks õun juba söödud. Üks õun ja üks kohvi. Siin on temperatuur on mõnus, täpselt 28 ja ikka täis luksus on kõik. Encore'i poolel elab õhtuti särtsakam pool, klubide ja päevapidude basseinialaga. Vinn ise on mahedam ja klassikalisem. Hea valik, kui otsid rahulikku elegantsi
ja lubada endale veidi luksust. me oleme uhkes hotellis ära eksinud. Ei leia enam, ei tea, kus süüa saab. ei leia välja pääs. süüa. See hotell ei lõppegi. aga me oleme harjutanud kõndimist. Jumal tänatud, et me oleme trenni teinud, et me jõuame kõndida hotelli ühest sellest teise. Canyonitest on olnud kasu. Kilomeeter on juba käidud. Kilomeeter, ma arvan 2. Experience the jaw-dropping spectacle in one of the most meie tulime siia ka väga lihtsal põhjusel, et lõunatada Winni puhvees. Las Vegas oli aastaid puhveede linn, peaaegu igal suurel hotellil oli oma puhvee. Pärast pandeemiat on neid jäänud vähemaks, ent järele jäänud kohad on pigem kvaliteetsemad. Winni puhvee on endiselt tippude seas. Ennem süüa ei tohi, kui Karmo tuleb. Ma ei ole midagi söönud. Hakkame siis uhket toitu Siin on sööma. valik väga suur. Hakkame Winni toitu sööma. Karmul on siis sööta. Ütle, kui süüa tohib. Kõht on tühi tegelikult juba. Ei veel ja veel. So I set the atrium and I'm Kas te jäite selle söögiga rahule siin? Ma ei saa siit kohe minema. Oli see seda raha väärt? Oli küll jah. Ainult, et ma ei jõudnud kõike asja süüa. Poole kaset, et sööma. Seda väärt sellepärast, et see koht ise juba on juba mõnus, lubane vaadata. Päris ilus, jah. Ma ei jõudnud. Väike peale ei Meil oli hea valgusega tuba. Siis see hotell ise on juba väga sellist emotsiooni pakkuv. Kõike toitu on ma jõudnud süüa. Et kogu see paketi kokkuvõttes kindlasti ei ole selle eest palju küsitud. Mõistlik on aeg eelnevalt veebis ära broneerida, et ei peaks seisma pikas järjekorras. Tipptunnil võib see venida ka tunniseks. 90. aastate teemahotellide ajastu kulminatsioon sündis endise Sansi hotelli asemele. See Venetian avas uksed 99. aastal, tuues stripile Veneetsia kanalid ja kondlid, Rialto silla ning Püha Markuse väljaku. 2007. aastal liitus kõrvale Palazzo ning koos moodustavad nad hiigelkuurorti, kus on üle 7000 sviidi. Ameerika mõistes lausa rekordiline. 2 hotelli peale on siin ka 11 välibasseini. Venetian ja Palazzo jäid ühtlasi viimasteks suurteks teemahotellideks tripil. Pärast seda nihkus fookus kaasaegsele luksusele, kuid just nemad on selle fantaasirohke ajastu säravaim klassika. Me käisime Winnis söömas ja meil on nüüd kõhud nii punnis, et Karmo ägiseb, ta siin ei jõua käia, kõht on punnis. On jah. Punnis on. Ainult istuda jõuab. Tuli kõike proovida. Indrekul on ka kõht täis, jah? Praegu tahaks ikkagi pikutada 10 minutit kuskil. Jaa. Kondlis näiteks. Ja meil jäi ikkagi pool toitu jäi söömata. Oi, mis ma arvan, enamus toitu ei söömata. 20% maksimum proovida. Me oleme ikka väga kehvad. Me ei jõua nii palju süüa, kui pakutakse. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Nüüd aga ootab meid ees U2 kontsert Las Vegase uusimas atraktsioonis. Sphere on 2023. aastal avatud hiigelkerakujuline kontserdi- ja elamussaal, mille väliskest on tervenisti ekraan. Öösiti muutub see ise hiiglaslikuks animatsiooniks, maailma suurimaks LED-ekraaniks. See asub stripi kõrval Veneetsia hotelli taga, millega on ta ka jalutussillaga ühendatud. Ehituseks kulus ligi $2,3 miljardit, tehes sellest Las Vegase kalleima meelelahutuspaiga. Kohale tasub tulla veidi varem, siis jõuab tutvuda ka sees oleva näitusega. The band, U2. Processing. The first album, Worst Boy, released in 1980.
sees ootab ümber publiku kaarduv üliterav 16K ekraan, suunatud heli ja 4D efektidega. See on ehitatud just selleks, et kontsert oleks korraga nii film kui muusika ja siin on 17 600 istekohta. Algul oli siin 40 U2 live-kontserti, mis salvestati ja millest pandi kokku 3D efektidega kontsertelamus. See on kontsert, kus visuaal ei ole taust, vaid bändi 5. liige. Tulemuseks on nii ehe vaatepilt, et vahel unustadki end ja küsid, kas see on film või on bänd tõesti laval. Kas see ongi meie tulevik? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? Such a thorn in your side. Should I wait for you? Programm uueneb siin pidevalt ja praegu on kavas Backstreet Boysi ja Eaglesi live-kontserdid, samuti Võlurossi 4D film. Oleks omal ajal mõni nüüdseks lahkunud staar niimoodi üles võetud, tuleks kindlasti vaatama. Kuna taksojuht soovitas meil kindlasti minna ka Vana Vegast vaatama, siis seda me ka tegime. Kui Strip on Uus Vegas, siis Fremont Street on koht, kust kõik sai alguse. Juba 1930. aastatel koondusid siia esimesed kasiinod ja neoonreklaamid. 90. aastate alguseks olid aga Stripi megakuurortid kogu tähelepanu endale tõmmanud ja kesklinn hakkas tasapisi hääbuma. Siis panid ümbruskonna kasiinoomanikud pead kokku. Suleti autoliiklus 5 kvartalil, ehitati hiigelkaarkatus, kus hakkasid toimuma valgusshowd ja nii sündiski jalakäijate ala Fremont Street Experience. Hiljem uuendati katus LED-ekraaniks, lisandusid muusikashowd ning zipline, mis tõmbasid rahvast tagasi ja tegid kesklinnast taas omaette sihtkoha. Melu on siin vahetum, tänavaartistid, tasuta kontserdid ja Vana Vegase hasart. Fremont on teistmoodi kui Strip, vähem sätendavad glamuuri, rohkem tänavat ja karakterit. Just selle energia pärast tullakse siia ikka ja jälle tagasi. Siin kõlab korraga elav muusika 3 laval ja täna on alles kolmapäev. Bellagio basseiniala on koht, kus Stripi melu vaibub. 2 sammu ja oled justkui Itaalias siseõues. Vaikus, vesi ja La Dolce Vita. Paar tundi siin ja tunned, nagu Vegas oleks kilomeetrite kaugusel. Ka 40-kraadine kuumus, mis on suvel siin tavaline, tundub basseini ääres täiesti talutav. Las Vegase kliima ongi tüüpiline kõrbele. Suved on väga kuumad ja keset päeva õues liikumine võib olla katsumus. Õnneks ei pea aga Stripil pikalt väljas käima. Hotellid on ehitatud nii, et saab ühest teise liikuda sageli õuegi astumata. Kõige mõnusam aeg külastada on kevadel ja sügisel, kui temperatuur jääb 20 ja 30 kraadi vahele. Talvel on päevad päikesepaistelised ja keskmiselt 15 kraadi ringis. Kuid õhtuti võib termomeeter langeda ka 0 lähedale.
lumistripini ei jõua, aga ümbritsevaid mägesid võib näha lumiste tippudega. Las Vegas on tuntud muidugi ka oma showde poolest. Igal õhtul on siin kavas 10 etendusi. Siin astuvad üles nii maailmastaarid kui mustkunstnikud, aga eriti on Vegas kuulus Cirque du Soleil lavastuste poolest, mida leiab Bellagiost, Mandalay Bayst ja paljudest teistest hotellidest. Michael Jacksoni muusikast inspireeritud One on Mandalay Bays jooksnud juba üle 10 aasta ja on üks nende populaarsemaid etendusi. Filmimine on siin aga rangelt keelatud. Samal ajal kui Alari ja Karmo käisid Vanni vaatamas, käisin mina Ameerika countrylegendi Garth Brooksi kontserdil. Suure countryfännina oli see minu jaoks kindlasti üks reisi tipphetki. See ongi Vegase võlu. Igal õhtul on valida suurte nimede ja maailmatasemel elamuste vahel. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? 2-päevane puhkus Las Vegases hakkab läbi saama. Hommikul stardime juba tagasi Los Angelesse ja ees on umbes 5-tunnine sõit. Like the fellow once said, ain't that a kick in the head? Nüüd aga on aeg Vegasega hüvasti jätta ja võtta kaasa killuke sellest hullumeelsest unustamatust linnast. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick? Tell me quick, ain't love a kick in the head? I can drive you from this holler to Hollywood. Got like 700 horses under the hood. Nüüd on meie reis siis läbi ja põrutame lennujaama viimased kilomeetrid sõita või viimased 400 kilomeetrit. Ilm on jätkuvalt ikka ülisoe siin, mingi 40 kraadi ja Karmo siin naudib veel viimaseid vaateid. Mägesid. Ja Indrek on põhimõtteliselt diivanil pikali, täielik nauding. Et siis sõidame lennujaama, täna meie reisi viimane päev ja jätame Ameerika kõvasti, kuigi nädal aega oleks muidugi võinud veel on ju. Jaa. Oleks võinud siin on teha küll. Koduigatsust ei tulnud ühesõnaga peale. Ei, kus sellega. Ja harjusime selle 40-ga juba ära, tegelikult oli täitsa hea. Eriti kui basseinis oled. Meie 2-nädalane sõiklus Ameerika rahvusparkides hakkab lõpule jõudma ja seltskonnas aeg tõesti lendab. Ameerika loodus on olnud võimas ja lummav. Oleme sõitnud läbi 1000 kilomeetreid, näinud mägesid ja hiigelpuid, kõrbeid ja kanjoneid. Iga päev on pakkunud meile midagi uut
ja iga paik on toonud oma elamuse. Kui panete laigi või tulete kanali tellijaks, siis teame, et need seiklused läksid veel kellelegi korda ja oodatud on ka ideed järgmiseks rännakuks. Elu on seiklus, meie tegime oma unistuse teoks, tehke teie ka, sest elu on lühike. Don't blink, just like that, you're 6 years old and you take a nap and you wake up and you're 25 and your high school sweetheart becomes your wife. Don't blink, you just might miss your babies growing like mine did, turning into moms and dads. Next thing you know, you better have a 50 years is there in bed, and you pray God takes you instead. Trust me friend, 100 years goes faster than you think, so don't blink. Hello. Tagasi lend siis koju. Olete valmis? Ei ole. Ei saa aru veel midagi. Aga vastukaudselt ei ole. Jah. Tuleb tagasi minna, midagi pole teha. Tegelikult oli mõnus reis. Et ei tekkinud sellist tunnet, et kodukaudselt ei tekkinud ja sellist tunnet ka, et tahaks võtta koju. Ja või ära. Või olla veel reisil. Programm oli väga tihe ja väga tore. Jäänud on vaid pikk lend koju, kuid mälestused sellest teekonnast jäävad veel kauaks meelde. Need hetked, mida ei saa pildile püüda ega sõnadesse panna, jäävad südamesse. Ja kuigi see peatükk saab nüüd läbi, jääb meis alati see tunne, et kuskil ootab veel mõni rada, mõni mägi, mõni uus seiklus. Aitäh, et olite meiega sellel teekonnal. Ehk kohtume järgmises seikluses. She's a diamond, she's the one in a million. I don't need no money to be filthy rich. Don't need nothing when I got all this. 'Cause I could have $1 billion bills, but without them I'd be nothing but a broke ass bitch. But I'm filthy rich. Yeah, I'm filthy. Buy a penthouse by the ocean, park a couple sports cars on your drive. Tell me what is that all worth if there ain't no one on this earth who's gonna love you till the end of time. I don't need no money to be filthy rich. Don't need nothing when I got all this. 'Cause I could have $1 billion bills, but without them I'd be nothing but a broke ass bitch. But I'm filthy rich. Yeah, I'm filthy rich. Oh, I'll make it rain, make it rain, make it rain with love. Make it rain with love. Make it rain, make it rain, make it rain with love. Make it rain with love. I don't need no money to be filthy rich. Don't need nothing when I got all this. 'Cause I could have $1 billion bills, but without them I'd be nothing but a broke ass bitch. But I'm filthy rich. Yeah, I'm filthy rich. Me käisime nüüd Pelagias söömas duubel 2. Tulge kõik! Tagurpidi või? Nii, tule nüüd vähem. Okay. Mul ei olnud valmis veel. Oli valmis. Tuulikalasalat. Ja nüüd... Oota, mis saad? Tuulikalasalat. See on ära seeditud. Oi.
sugugi odav koht. ja selles mõttes, et see veel kallimaks teha, siis me võtsime ju vahendaja kaudu, kus läks 50 euri rohkem, et saaks veel kallimalt selle kätte. No sest vahendaja tahab luksusest osa ka. Kõik karud on sinu anna süü. Ma mõtlesin, kas selline asi oleks saanud, kui oleks kaasa võtnud, noh, kui karu vastu tuleb, et siis tõmbad selle Rootsi mädakala lahti, siis paneb kohe jooksu või? Strõngel. Isegi kajakad tuleb siis sööma, mis see korrust veel räägib. Laari ei leia kuidagi külmkapi. See, väike seif siis. Ma mõtlesin, et mingi tumba on. See pole hool. Oi, ma ei saa. Aga mikro uul ikka. Iga päev nii rõdus.